Kõigil meil on siis armastuse valikuvabaduse pass. No, ma mäletan ka ema nagu mitu korda elus, et pojakene, et ära tee nii, noh läbi ema armastuse, eks ju, emat, noh. Lapsed ikka nagu kuulad ka, aga no ühest kõrvast sisse, teisest välja, noh, et ema armastab mind. Ja pärast saan aru, et oleks võinud ikka teha, noh, nii nagu ema ütles. Aga no ma näitasin talle ka seda valikuvabaduse armastuse passi, mis on kirjutatud, eks ju, armastusse. Ja noh, eks me kõik käime oma teed pärast vaatama, et seda teejuppi, mis viis meid tupikusse, ei oleks olnud vaja käia, aga noh, eriti lapsevanemad ilmselt teavad seda, eks ju, et mul lapsi ei ole, et sa annad endast parima mingi hetk, eks ju, püüad head eeskuju näidata, hoolitsust, aga mingi hetk laps läheb siis maailma avastama. Ja siis vanemad hoiavad noh, hinge õhku kinni, et noh, siin maailm pakub nagu igast asju, et ma ei tea, narkootikumidest, alkoholist ja kõigest seal, et nende asjadega on nii, mis vabalt turul on, et noh, mõni proovib ära, saab aru, et ei ole hea ja lõpetab ära, aga mõned jäävad nagu sõltuvusse, et see on see meie kultuuri selline noh, jama, et turul on nii palju asju, mis inimesi tapavad, aga siis me nimetame, et see on demokraatia, et proovige kõike, eks ju. Et siis ise teed valiku. No ei ole inimesed nii tugevad. Pärast nad tahaks teha valikut, aga sõltuvus on nii suur, ei saa enam välja, eks ju. Aga noh, see on üleüldine printsiip, et pühamehed tulevad ja ütlevad ka meile ja tulevad mingi meie teelõigu peal tulevad, ütlevad, sul ei ole mõtet seda teed nagu lõpuni käia, et noh, see jalgratas on leiutatud, pühakirjades on 100 lugu, eks ju, et see ei vii kuhugi, et näed, et andu Jumalale ja proovi oma andeid kasutada teiste ja kõige kõrgema alandlikuks tingimusteta teenimiseks ja püüa oma iseloomuomadusi parandada ja keha hügieeniast kuni siis harjumusteni, eks ju. Ei ole vaja neid intoksilisi aineid ja liha ja kõike seda värki, eks ju, süüa, noh, aga noh, me ikka nagu inimestele näitame seda passi, ütleme, et mul on valikuvabadus, et ära häiri mind minu teel. Ja noh, mõnes mõttes meil on õigus ja mõnes mõttes noh, pühakud ei saagi nagu midagi teha, et palju on maailma ajaloost ja iseendal puhul ja et inimesel on vaja mingi nagu jama ise lõpuni käia, et mis ta arvab, et alguses, et see on nagu päris hea variant nagu. Noh, et sellepärast ongi, et ühtepidi nagu jutlustad kõigile, eks ju, teistpidi tead, et ise ei ole veel kuhugi jõudnud, ole veel kehalises kontseptsioonis. See jutlustamise printsiip, ma rääkisin ka ühes klipis, see armastuse printsiip, et ikka nagu kellelgi on, kui sa kultuuri tead etiketti, et sa ei käi niimoodi peale, eks ju, et kõigil on need valikuvabaduse passid, aga kellelgi on huvi, siis midagi räägid ja kellegi jaoks oled autoriteet ja keegi tuleb, küsib, siis ütled ka, et noh, et noh, mul ka siin üks hea tuttav ka, noh, et oli ka seal perekonda, siis armuka oli ka ja ma ütlesin, et naisega ei ole enam päris see ja no mis ma ikka ütlen, mõtlen, et noh, ma ei soovita muidugi. Et aga noh, aga ma ei ole ka mingi vooruse verstapost olnud kogu elu, eks ju. Seda enam me keegi ei ole, noh, nagu Jeesus Kristus ütles ka, et visake seda, kes noh, et kivi, et ärge visake seda kiviga, kes on puhas, eks ju. Või kuidas see oli, et kõik me oleme, eks ju siis. Noh, meie kalduvus on see, et kui me mingis asjas oleme head, siis me mängime hästi vooruslikku umbes, et ütled, et ma alkoholi ei joo ja liha ei söö, siis ma nagu kõigile räägin, et noh, et seda ei tohi teha ja siis tunnen, et ma olen parem, eks ju. Aga no mul on mingid oma asjad, see materiaalne maailm, materiaalne energia on nii kaval, et isegi kui sa füüsiliselt oled seal mingid pühakut ja mingid puhtad eluprintsiibid on, siis ega siis see on kõik sees peenel tasemel on kõik ikkagi veel alles, see iha, viha ja kadedus. Nad võtavad lihtsalt natuke peenemad vormid, mis on juba väike samm edasi. Et sul võib-olla tulevad ka mingid mõttetud mõtted, aga sa enam ei reageeri enam, ei lähe nendega kaasa, eks ju. Aga noh, see selleks, et loodame, et siis me oma selle valikuvabaduse armastuse passi ikkagi õpime kasutama võimalikult heas harmoonias, algse mina, algse Jumalaga nagu.